Tere tulemast vaatama Esiili nädalaraporti 11, 10+1, nii et rohkem kui käsi. Ja täna räägime 3 teemast. Esimese asjana räägime, mis on Golden Ticket. Eelmine nädal rääkisime Golden Ticketitest, sain mõned küsimused, mis see on. Teise teemana räägime sellest, mis tuleb peale pommi, järgmised asjad, seda toob teile Siim. Ja lõpuks räägime loomulikult sellest, mis olukorrast riigis. Räägime loomulikult koroonast, kõik räägivad koroonast, me tahame ka koroonast rääkida kõigest täpsemalt nüüd. Tähelepanelikud nädalaraporti vaatajad on küsinud, et räägite kogu aeg pommist, sellest me saime aru, aga mis asi see Golden Ticket on? Kas see on? Take it easy, one at a time. Did you hear the news? That gambler from Paraguay made up a phony ticket. That means there's one golden ticket still floating around somewhere. Can you imagine the nerve of that guy? Trying to fool the whole world? Boy, he really was a crook. Well, this means the contest goes on forever. Wonder when we'll find the next one. Take it easy, one at a time. Ei, see ei ole mingi šokolaadivabriku teema, see on ikka metall ja projekti tootmine ja sellise pileti anname välja sellele, kes liitub selle programmiga ja mis see programm endas sisaldab, nüüd täpsemalt siit. Golden Ticket on Esiili poolt siis ellu kutsutud projekt, kus me soovime koondada piltlikult öeldes ühise laua taha 10 ettevõtet, kes on väga spetsiifilised oma valdkonnas. Kas te toodate konveiereid, teraskonstruktsioone või mahuteid, siis see projekt on just teile, et me saaksime ühiselt kaasa rääkides ja üksteise käest tarkust omandades just sellise tarkvara, nagu me soovime. Miks me arvame, et need olete just teie? Me oleme teinud rohkem kui 30 demo juba erinevatele Eesti ettevõtetele. Ja seal oleme näinud, et seda tarkust Eestis on äärmiselt palju. Ja kui me seda üheskoos jagame, siis me saame sellest just selle tarkvara, mis on meie kõigile kasulik. Keda me kutsume siis endaga kaasa rääkima? Kõiki metalli tootmisega tegelevad ettevõtteid, just projektipõhise metalli tootmisega ettevõtteid. Et seeläbi läbida see teekond üheskoos, koos kasvada, koos areneda ja et meil kõigil oleks ühine ilus tulevik. Aga sellest räägib juba Jaak lähemalt. Ole hea, Jaak. Aitäh, Riiko! Kui te olete otsustanud liituda Esiili Golden Ticketi partnerlusprogrammiga, siis saavad teile kättesaadavaks kõik Esiili tarkvara moodulid. POM-moodul sisaldab andmete sisestamise osa ja on kõige aluseks. Esiili tarkvara järgmised moodulid on ostladu, tootmine ja müük. Golden Ticketi programmi raames läbime me seda teekonda koos ja me tõesti kuulame sind, et kujundada päriselt parim tarkvara, mis sobib väga hästi projektipõhisele tootmisele. Aga mis kasu saate sellest teie, kui liitute Golden Ticketiga? Hannes toob juba elulisi näiteid. Aitäh, Jaak! Mina räägin teile aga täna sellest, millist kasu on meie kliendid juba täna saanud Golden Ticketi projektist. Meie klient, Viljandi metallitööstus, on lasknud tootesse sisse panna sellise asja nagu etikettide printimine. Aga nüüd, kui pommi sisestada igale detailile nende kood, siis on võimalik kohe välja printida selline metallist silt, mis keeratakse sinna traadiga külge juhuks, kui see läheb tsinkimisse ja peale tsinkimist on selle etiketi kaudu võimalik need tooted ära tunda. Palju mugavam kui eelnevalt. Lisaks, mida VMT on veel teinud, on see, et nad on lasknud lisada operatsioonide atribuute. Nagu näiteks põkkamine. Vastavalt sellele, kuidas tehnoloog näeb ette, kas mingisugust tala, posti, profiili või isegi lehtmetalli võib põkata või ei või, vajutab ta ainult sinna ühe linnukese ja tootmises on juba teada, kas me võime seda põkata või ei või. Meie teine klient Vertex on aga Golden Ticketi projektist saanud tänaseks hetkeks 2 väga suurt kasu. Üks on see, et artiklite andmebaas on ära korrastatud. Peale seda, kui artiklite nimetused olid korda tehtud, tekkis üles selline probleem, et sooviks artiklitel massiliselt nimetusi muuta. Näiteks võtame sellise olukorra, et meil on lehtmaterjal
üks kirjeldab seda sheet, teine leht, kolmas liist. Võtame kõik need nimetused ja ütleme, et kõik need on tegelikult lehtmaterjalid ja me suudame seda massiliselt ühe korraga ära muuta. Kas pole lihtsam niimoodi? Üritasin ma teieni tuua seda sõnumit, et tootmised on erinevad ja vajadused on erinevad. Ja kui teie soovite olla üks nendest innovaatoritest, kes ütlevad, kuidas tegelikult üks tootmisprogramm peab töötama, siis see on võimalus teie jaoks. Ärge magage seda maha. Ja praegu sõna tagasi Maidole. Aitäh, Hannes! Ja lähme nüüd edasi järgmisest teemaga. Ja Siim eelmine nädal avas teemalõigu, mis tuleb peale pommi. Ja Siim kannab seda ka edasi ja räägib, mis tuleb peale ostu. Ja Siim, sõna on sinu. Tere jälle! Nädal tagasi arutasime, et pommile järgnev samm peaks olema ostutegevuste tegemine. Nüüd te võite küsida, et mis seal siis nii väga keerulist on. Arvutan projekti materjalikulu kokku, lahutan vaba laojäägi ja nii palju ma juurde tellingi. Aga võtame näiteks ostutooted, poldid, mutrid, seibid. Kui mul projektile läheb 10 M10 polti vaja ja varasemalt ühest projektist justkui on mul 5 tükki järgi jäänud, siis kas ma soovin juurde tellida 5? Või tegelikult on tegu niivõrd odavate toodetega, et ma ei viitsi neid kuhugil sinna tootmise peale taga ajama minna ja tellin kinda peale kogu komplekti ära, et siis mul sellele projektile on olemas. Kui nii, siis sel juhul võime vist järeldada, et kinnitusvahendite puhul me laojääki ei soovi jälgida, vaid tellime projekti põhiselt. Või kui teil on selline juhus, et teil projektil on vaja 8 kruvi, aga 4 tükki neist lähevad meil montaaži ja 4 tükki tahaks kliendile varuks kaasa anda, siis võib-olla sooviksime tarnile ütelda, et ära saada mulle 8 tükki koos, vaid ütleme, et saada mulle 4 tükki ühes pakis ja pane 4 tükki teise kotti. Ehk siis koha peal mina enam jaotama ei pea, vaid annan ühe koti siis montaažile, ühe koti annan pakkimisele. Siis järelikult me peame ka siin mingi erisuse looma. Ja kui teil nüüd veel on mitu erinevat tarnijat, et ei teagi täpselt, kellelt tellime, siis tuleks mingi päring teha. Aga sellest me räägime juba järgmine nädal, nii et jääge kanalile. Okei. Õhtu missugune? Segased ajad, segased inimesed. Tuli teade, et Tatari tänava rivis sai tatar otsa. Me toome täiesti uue sektsiooni nädala raportisse, kus me räägime erinevate tootmistega, kes kasutavad e-siili või kes alles võtavad e-siili kasutusele ja räägime sellest, mis toimub, kuidas koroonaga hakkama saavad. Mis need väljakutsed on ja millised on lahedad häkid, mida nad on rakendanud, et riski maandada ja hoida oma tootmine käimas. Ja seekord sel nädalal mul on hea meel tuua just õige klient Interchemii, kes on e-siili klient number 2, kes tootab loomulikult ka desoaineid, mis on väga popid praegusel ajal ja täpsemalt Indrek räägib siin. Aga Indrek, äkki tutvustad nädala raporti vaatajatele, kes oled, kust tuled, mis teed? Tere, mina olen Indrek ja mina olen Interchemiist. Meie toodame veterinaarravimeid ja ekspordime neid üle kogu maailma. Kuule, aga Indrek, sa kunagi ütlesid, palju sul neid ekspordimaasid oli, kus need ravimid lähevad kõik? Üle 100. Oh my god. Kuule, aga räägi, et mis teete, palju teil inimesi on ja kuidas teil läheb praegu nii-öelda sel keerulisel ajal? Meil keerulisel ajal läheb võrreldes väga hästi. Tänaseks on meil tööl 150 inimest. Kuidas sul nagu see koroonaaeg on seda tootmisprotsessi mõjutanud, et kas sa tunned ka, et mis on teistmoodi? Koroona algas siis kõige suurem asi, millega me pidime jõudu katsuma, oli kindlasti see, et kogu maailma tarneahel tegelikult sisuliselt katkes. Ehk sinu tarnijad ja meie töötasime koos, et leida probleemile lahendusi ja leida need puuduolevad materjalid, mida meie just vajaksime.
aga päriselt nagu, et kas sa nagu tehast saad kodust ka juhtida või? Minu kaugtöö on see, et ma tulen tööle ja ma hoian ennast tagasi, et ma teen töö kõik oma nii-öelda ilusas kompuutris ja oma ilusas tööriistakastis ära. Ma hoian ennast tagasi, et ma ei lähe alla liinide juurde neid vaadata. Minu jaoks on see kaugtöö. Töökäskude väljastamine ja see, et on tehtud, see käib sul kõik ju läbi e-siili praegu täna, jah? Meil käib kogu töö välja arvatud finantsi pool läbi e-siili. Kui sul on e-siilis nupp, et kuidas nii-öelda Covidit planeerida, siis selle võid sa sinna küll Maido juurde lisada. Davai, teeme nii. Vägevad mehed ja naised on seal Interchemiis, kes panevad asju juhtuma. Kui sa tahad seda klippi täispikk versiooni näha, siin all on link, mis viib sind lehele, pane sinna oma email ja sulle saadetakse plaksti täispikk versioon sellest, mis ei ole üle 5 tunni, natukene vähem kui Sõrmuste isanda seeriad, või oli Evelin Sõrmuste isanda? Okei, Sõrmuste isanda, ei, tegelikult alla 30 minuti ja saad teada, kuidas nemad teevad, mida teevad, kuidas e-siili kasutavad, mis on nende arust kõige olulisemad asjad, mis on aidanud neil tulla välja just sellest koroona ajast. Aga nüüd lähme edasi. Kauri tuleb ka meil nädala raportisse. Ütleme tšau Kaurile ka. Ja sellega tõmbamegi nädala raporti purki ja järgmisel nädala raportil jätkame Covidi teemaga. Tuleb järgmine tootmine, järgmine inimene järgmisest tootmisest, kes räägib, kuidas nemad sellega hakkama saavad. Ja tuleb ka tiiser, e-siiliga on liitumas uus liige ja kes see on? Mis positsioonile? Miks? Sellest kõigest juba järgmine nädala raport, mis on number 10+2, 12. Tšau!